6. käik. Ja tervist head kuulajad, ilusat aprillikuu jätku kõigile. Käes on 23. aprill ja kõigest 10-päevase pausi järel on eetris tagasi 6. käik saade. Minu nimi on Kaspar Ruus ja minu vastas istub ei keegi muu kui Roland Poom. Ahoi, alustame selle hooaja kõige põnevama ralliga. Jah, iroonia on tugev, ütleme nii. Aga jah, Kanaari saarte ralli sel nädalal siis nii-öelda eetris on või laivis on. Seda saame nüüd 4 päeva jälgida, aga enne kui lähme Kanaari saarte juurde, räägime teistel teemadel. 1,5 nädalat on pausi 2 ralli vahel ja ma ütleks, et uudiste poolest kõige tihedam periood üldse, mis siin see aeg olnud on. Nüüd nagu hakkas tulema, et kui siiamaani ei tulnud mitte midagi, siis järsku hakkas tulema. Saadi paisu tagant välja nagu kõik. Jah, et päevas siis vähemalt oli midagi lugeda, et siiamaani kuidagi ainult venis ja ilma infota ja siis saime luuletada kokku, et mis kõik halvasti on, aga need lõpuks hakkas kuskilt midagi ikka tulema. No hakkame pihta. Eelmine reede õhtul Dirtfish avaldas Ott Tänak on Toyota siis testisõitja, arendussõitja, et aitab neil hooaja lõpuni siis uue aasta WRC27 või siis Rally 1 2027 masinat arendada. Päris põnev uudis. Üli lahe uudis. Pigem ikkagi vist üllatunud. Et kuigi selles mõttes, et võiks arvata, et kui Ott Tänak on ikkagi ripakil, siis tuleb ta ära võtta, on ju. Küsimus on selles, et kes on piisavalt atraktiivne, et ta üles korjaks, tähendab, kelle Ott siis valiks. Peab olema piisavalt atraktiivne meeskond tema jaoks. Ja see, et nii-öelda see jutumärkides uus meeskond, kes autot arendab, on jõuame selle nii-öelda teiseni ka. Ma arvan, siin enne kui Kanaaride rallini jõuame. Et kõige loogilisem oleks muidugi see, et ikkagi mõni uus meeskond peab endale suure superstaari saama, kes selle autost ikkagi midagi välja võluks, aga juhtus taaskord see, et ikkagi Toyota on see, kes võtab kõik staarid korjab üles ja nii juhtus ka Ott Tänakuga, aga meeletult hea uudis, et ta ikkagi eelkõige sellepärast, et ta ikkagi tal on nälg. Minu meelest on see kõige parem uudis selle asja juures. Ma kohe ütlesin üles, ütles ju seal Dirtfishi intervjuus, ütles ise ka, et alla umbes siukse lause, et no näha on, et mul ikkagi kirg on, et ma tahan sõita. Et see mõned kuud kodus nüüd istuda, et siis ilmselt on aru saanud, et Avandiga metsa teha ja muru niita, et pole päris see, et tahaks ikkagi mingi natuke kiirema masina rooli taha saada. Mul on ilmselgelt mingi soov ralliautot juhtida, aga need paar testipäeva iga paari nädala tagant on palju parem tasakaal minu jaoks, kui rallidel osalemine sellisel kujul, nagu nad praegu kalendris plaanis on. Oli siis tema lause ja tuleviku kohta ütles, et ühtegi kindlat plaani hetkel ei ole. Kas siit midagi välja lugeda? Peale selle, et ütleme, see tundub ilmselgelt juhul, kui ta sõidab uuel aastal jälle, ilmselgelt Toyotaga. No ei kindlasti, selles mõttes, et ega tema enda poolt, ma arvan, tal pole mitte mingisugust huvi sõita ju kuskil tagaotsa rivis, on ju. Et isegi kui ka uued tegijad, tulijad, ta palkaks, küsimus oleks selles, kas ta päriselt nagu viitsiks tulla, hakata möllama, kui ta ei näe piisavat eelarvet seal taga, et sellelt oleks võimalik midagi välja aretada, et kui siis Toyota. No minu meelest selles mõttes teeb selle asja võib-olla huvitavaks just see, et Ogier ei ole seda nii-öelda uut autot testinud ja tundub, et tal ei ole ka huvi seda testida väga. Et kas ta ikkagi loobub selle aasta lõpuga siis kõrges sarjas sõitmisest, mis selles mõttes on okei, kui selle koha võtaks ju Ott omale, selle nii-öelda pooliku aja variandi, on ju. Et kui Ogierile ikkagi sellist diili pakutakse siin juba mitu aega, siis ei tõenäoliselt, kui tema sellest loobub, justkui ei oleks ühtegi põhjust, miks mitte seda pakkuda Otile ju sarnase lahendusega, et see Toyotal on nii-öelda sisse käidud rada juba see üks auto seal pooliku hooajaga või osalise hooajaga siis sõitma panna. Ja Oti graafikule sobiks ka see ideaalselt, nii et meie eestlastena saame ainult nüüd pöialt hoida, et ta viitsiks ja Toyota, või tähendab siis Ogier võib-olla loobuks äkki. Seda soomlased ju spekuleerist ka ja ütleme, eks näis, igati pidi on huvitav ja loomulikult muidugi müts maha ka Toyota ees, et ütleme,
selline mees, maailmameister, nii-öelda ripakil, nemad päid ikkagi käpa peale. No, seda ma räägin, et see on crazy, see on lihtsalt, see on minu meelest on see kõige hullem lugu, et mitte keegi teine siis nagu üles ei korranud või no võib-olla tehti pakkumist, ta ei soovinud, on ju. Seda me ei tea. Aga siis ikkagi, ma arvan, piisav motivaator oleks number pangakontole pärast, mis ikkagi lõpuks ta sinna tooks, et ma ei näe, kuidas oleks võimalik tulla mingit suuri tegusid tegema, kui sul ei ole mingisugust sellise mastaabiga arendajat siis meeskond üles ehitamas või autot arendamas ja ütleme siis, neid on nüüd, ma saan aru, ikkagi paar tükki, kes ikkagi on tulemas. Võtame siis selle teema järgmisena. Keeruline on rääkida mingitest teemadest, kui me seda pole ära lahanud. Hispaania meedia kirjutas, seal meeskonna pealik andiski ise intervjuusid juba, peaks tulema lähiajal ka nii-öelda ametlikud kinnitused. Aga uus tiim liitub, Hispaania eratiim, RMC Motorsport, et kui seni oli teada eelmise aasta detsembrist, et siis Rally Projekt One liitub ja ehitab oma auto, siis seda teeb ka Hispaania tiim ja ma ütleks ülihea uudis, sest ma olin ise vahepeal juba mõtlesin küll, et huvitav, et on nagu aprill juba ja ei ole tulnud juurde. Peale detsembrit oli ikka päris pikk vaikus tegelikult. Aga noh, nagu siin näha, siis tegelikult ikkagi kulisside taga töö käib ja Hispaania siis seal vist alaliiduga koostöös, no ühesõnaga Hispaania võeti rahed kokku ja hakatakse siis tegema ka oma WRC27 masinat, noh, kes sõitjad seda nagunii tuleb neile aja jooksul, et seda rohkem ei tea hetkel, aga igal juhul põnev uudis. No ülipõnev uudis, et lõpuks ometi on ju. Ja ülivajalik uudis. No väga vajalik, et mille jaoks me neid reegleid muudame, siis on ju, et kõik jääks sama viisi, lihtsalt toome aeglased autod asemele. Et ülivajalik uudis ja no tõenäoliselt ikkagi, mis nende nii-öelda erameeskondadega saab olema, on see, et ma saan aru, et esimene aasta neil on kohustus ühte autot rännida, et neil ei ole kohustus kohe tulla mitme autoga peale. See kohustus neil ei ole ka tulla kohustus tegelikult ka kogu hooaeks. Jah, nad ei pea olema Montestardis. Täpselt, et see 27 hooaeg tähendab nende jaoks seda, et nad peavad mis iganes arv etappe sõitma, ei ole kogu hooaeg, üks auto, aga 28 aasta jätkates siis pidi see juba minu meelest olema nii-öelda täisprogrammiga, kui ma õigesti mäletan. Tõenäoliselt seal on ikkagi erameeskondade huvi on see eelkõige autode müük. Siin haistatakse lihtsalt seda, et ju rahakaid inimesi rallispordis liigub ja miks mitte siis hakata neid autosid müüma ja hooldama ja kindlasti see juhtub. Hispaanias on neid sõitjaid kindlasti, kes sooviks tulla autot rentida ja sõita. Ralli on ju üldse seal väga populaarne sport. No, täpselt, et aga nende puhul eks siis on vaja ikkagi mingisugust mõistliku kiirusega meeske sinna ette, et seda autot reklaamida on, et sisuliselt see ju on täpselt sama, mida teeb M-sport. Hispaania meestest ma arvan, et sealt on võtta küll tegelikult ka Rally 2-st tuua, et esimene nimi, kes viskab ette on Jan Solans, kes on päris kiire tegelikult. No ka Shonid ja just, et nad on rohkem vist asfaldispetsid, et Solans tundub, et on nagu igal pinnasel päris okei. Et ülivajalik uudis ja tegelikult kui me tuleme ajast natuke tagasi, siis Malcolm Wilson mingi aeg ütles vist eelmise aasta lõpus juba, et circa 10 meeskonda on ikkagi nii-öelda huviorbiidis. Et kui neist ära vormistatakse isegi mitte järgmiseks aastaks, vaid 28 aastaks juba näiteks ka pooled on ju, et kui me ka 27 aastaks saame 2-3 tükki, hetkeseisuga ma ei kujuta ette, kas veel võib mõni üllatus tulla siin poole aasta pealt, et vabalt võib tulla. Ega see Hispaania on ju ka selles mõttes nii-öelda heas mõttes üllatus. Jah, absoluutselt. Et aga rohkem võib-olla ei looda, sest aeg lihtsalt hakkab otsa saama, et need 2 ja võib-olla siis miskit veel on juba super, aga 28 aasta tegelikult peaks olema see suur aasta ikkagi, kus tegelikult ma arvan ka, kui Hyundai otsustab jätkata, siis ka nemad tõenäoliselt ikkagi midagi tõsisemat ette võtavad. No me jõuame sinna tagasi, millega me eelmise saate lõpetasime, et ütleme, Toyota, Hispaania tiim, see Rally Projekt One, loodetavasti Hyundai ja M-Sport, paneme Rally 2, need Škodad, kõik Lanciad, kõik otsa, nüüd on see küsimus, kas Škodad ja Lanciad ikkagi nagu on? Škoda ikkagi pigem on nagu minu arvates nagu andnud Ja ma mõtlen seda, et nad Rally 2-ga ju võivad ju samas klassis sõita. Jah, seda küll, kas ei ole, et Rally 2 tuleb kuidagi upgrade'ida või ei ole või? Et see Rally 2 sellisel kujul aga ütleme, klass on sama, vähemalt esimesel aastal. Okei, siis on fine. Mul kuidagi on kõrvend, et võib-olla seda Rally 2 peab ka veits upgrade'ima, et siis seal mingil kujul vist ikka, jah, aga eks siin ongi see huvitav saab ju olema näha, et need ütleme nii-öelda
pikalt arendatud Rally2 versus siis see uus WRC27, et see kiiruse vahe võib olla, selles mõttes saabki olema huvitav näha, et kas see uus auto on kohe kiirem, läheb ta ajapikku kiiremaks, et seda paistab. Absoluutselt. Ja minu meelest ka peale Horvaatia rallit Johan Rossel ütles, et ainus motivaator, mis tõi ta tegelikult selleks aastaks taaskord WRC2 sõitma juba 8-9 hooaeg, on see, et järgmine aasta sõita ikkagi vähemalt absoluudi poodiumi kohtade peale. Nii on. Ja meil on üks uudis veel ju. Õigemini see on, ei ole nii-öelda kuidas ma ütlen, Dirtfish tuli välja selle infoga, aga jah, see on ütleme hetkel veel info, mitte nii-öelda ametlik kinnitamata, jah. Aga lõpuks tundub, et WRC võib ka saada uue promootori, ehk siis väidetavad lähevad kommertsõigused investeerimisgrupile, mida juhib endine Vormel 1 pealik või tiimijuht Erik Poulier, et on siis varasemalt töötanud Lootuses ja 2014-2018 McLareni F1 tiimis. Ja mis minu jaoks oli huvitav, et Dirtfishi andmetel on tegemist mahuku tehinguga, mis võib kesta koguni 2051. aastani, 25 aastat. Päris korralik ja samas seda on vaja, on ju. Ja see aitab seda stabiilseks saada. No just, täpselt, et seda ebakõla oleks oluliselt vähem, kui teda siiamaani on. Praeguse promootori käes on ta vist olnud alates aastast 2000, pakun seal 15, 14, midagi sellist. Ma jään praegu peast välja. Et selline 10+ aastat, 10-15 aastat ja on näha seda, et ikkagi ühel hetkel see motivatsioon ilmselt või mingi tahtmine kuidagi rauges, on ju, ja sinna ta läks. 2013 isegi. Et no ühesõnaga, see on ülihea uudis ja ma arvan, et see, et tuleb ikkagi mingisuguse F1 taustaga, see loob selle ikkagi, et nad võib-olla, neil on see vaade, et kuidas seda ikkagi rohkem rahvale kohale tuua, et meie superigav Kanaaride ralli oleks ka võimalik kuidagi põnevaks teha kiivrikaamerate, muude ägedate asjadega, et meil ei olegi võib-olla vaja seda kopteripilti liiga palju vaadata, vaid oleks vaja kuidagi see asi ägedamaks teha. Ma tahaks öelda, et show'd on vaja juurde panna, mis teeb asja põnevamaks jälgida, võib-olla sellisele väga-väga tugevale petrolheadi jaoks teeb asja selliseks kommertslikuks ja natukene pehmeks, aga meil ikkagi on vaja, et sport edasi areneks ja tegelikult suhtkoht minu meelest F1 maailm on samas kohas, kus ju ikkagi selle aasta tehnilised tingimused on küllaltki palju seetõttu sellised, et oleks põnevam jälgida lihtsalt. Kuigi need on kõvasti kriitikat saanud. Absoluutselt, loomulikult. Aga selles mõttes on jah, mis meil nüüd 3 suurt uudist, ütleme 1 siis veel kinnitamata, et selle 10 päeva sisse mahub küll asju. No. Päris suuri arenguid mahub. Just, alles ma siit välja astusin, ilma uudiseid polnud siis. Nüüd ei jõua neid kokku lugeda. No. Täpselt. Ma võtaks ühe teema veel, enne kui me läheme Kanaari saarte ralli juurde. Dirtfish uuris ka siis vist Horvaatial sõitjatelt, et mida siis oleks vaja sarja jaoks, et sari oleks populaarsem, pakuks rohkem huvi, kõik see. Ja näiteks Neville tõi välja, et võikski olla rallid erinevate pikkustega, et Keenia võiks olla 5-6 päeva, kiitis Rally Estoniat, mis teatavasti tänavu ongi siuke, ütleme, natuke rohkem sprintralli moodi, ehk siis reedel hakkab pihta alles, reede hommikul testikatse ja keskpäeval siis läheb ralliks. Et kuidas sul ise see mõte tundub, et siin näiteks ütleski, et Monte Carlo 4 päeva on väga okei, Keenias võiks sõita 5-6 päeva ja Eesti-Soome võikski olla siuksed, ütleme, nii-öelda sprintrallid, et kuidas tundub? Täiesti nõus. Pole mingit kahtlust, et minu meelest on see tegelikult aastaid juba, alates COVID-ist, ma arvan, on see tegelikult kuigi palju õhus olnud, et teeme lühikesi rallisi ka, Rally Estonia tuligi sellega tol hetkel välja, sellise lühema formaadiga. Monza oli ka vist lühem või? Monza oli samuti lühem, jah. Et aga pärast seda kuidagi see teema vaibus, aga see on minu meelest ülioluline, et tekitada see sprintralli ja pikaralli ja võib-olla siis selle täpselt see tavapärase ralli mingisugune kooslus kogu hooaja peale. Ja see võibki tähendada seda, et võib-olla tänu nendele sprintrallidele me saaksime ikkagi mõne etapi juurde, et kui me lähme Lõuna-Ameerikasse, siis seal 2 etappi panne niimoodi ära, et üks on sprintralli ja paneme otsa kohe sellise tavapikkusega ralli, et kulude mõttes võib-olla ta jääbki suurusjärk võib-olla sama, mis ta nii-öelda oleks siis üks tavapärane, et vabalt võib ka olla, et tõmbabki 2 päeva ühte rallit ja 3 päeva teist rallit, 5 päeva 2 rallit sõidetud sisuliselt, et ma ei ütle nüüd järjest, aga
kas või siis mingi X päevi on vahel, on ju. Et kuidagi tuleks seda muuta ja sellepärast, et etappe on nagu tõenäoliselt juurde vaja, huvilisi on, spordi jaoks seda vaja on, et ma räägin, kui minust hakkab saama F1 fänn, siis see tähendab seda, et etappe on WRCs vähe, ja F1-s selle võrra jällegi 2 korda rohkem, et... No just, et ei tead, et vahekalendrit, ma ei tea F1 kalendrist mitte midagi, aga ma tean, et pühapäeval teleka ette ma võin minna. Tõenäoliselt midagi, keegi sõidab seal. Tõenäoliselt joppab ja et F1 etapp on. Nii, aga võtame siis selle Kanaari saarte ralli. Hommikul oli, või õigemini päeval, Eesti järgi kell 1, kohaliku järgi kell 11, algas testikatse, mis oli isest testikatse kohta täitsa korraliku pikkusega juba 6,26 kilti. Ja mis pilt meil praegu hetkel on siin, osad on sõitnud 3 korda, osad 2 korda, rallikahtadest osad 1 korra. Esimene Toyota Solberg, teine Toyota Katsuta, 3. Toyota Ogier, 4. Toyota Pajari, 5. Toyota Evans, 6. Hyundai Formeau. Ütleme nii, et algus on selline nagu võis karta. Jah, pigem küll. Kuidagi väga vaikseks jäid. Jah, et mingid tähelepanekud Shakedownis, mis võib-olla teevad murelikuks. No ilmselgelt tegelikult keegi ikkagi mingid ootuseid sellele vist jälle pand, et miskit oleks muutunud võrreldes eelmise aastaga, ma eeldan, on ju. Esiteks, Shakedown oli väga sarnane katsetele, mis hakkab tulema oma iseloomult. Ehk see ei ole mingi suvaline Shakedown, vaid täpselt ikkagi tulevaste katsete karakter oli olemas seal. Ja isegi kui ma ei vaata nüüd Hyundai aegasid, siis on board'e vaadates, oli see ikkagi crazy alajuhitavus. See on nagu nii kohutav alajuhitavus, mis ma ütlesin nalja sulle ennem tegin, et kui ma oma Lada Samara ehitasin 2012 aastal, siis see auto saab sellist alajuhitavust lubada, aga tippklassi Rally 1 auto ei tohiks lubada sellist seadet või mida iganes ühel rallil. No seda oli tõesti valus vaadata. Nii et kuna see testikatse pigem peegeldab tulevaid katseid, siis pigem on pahasti. Pigem on pahasti. Tanis Ordo kommentaar oli muidugi naljakas, et ta sõitis, siis tuli lõpuni, et seade ei ole hea, aga et 6 sekundit on nagu palju, aga me saame asja korda. Ta ütles, et me saame paremaks, aga mitte päris 6 sekki. Jah, et umbes nii. Kuigi Sordo oli ju esimesel läbimisel. Fikseerime ära. Tanis Ordo 2024 Kreekas, 2026 Kanaaridel. Päris pikk pea 2 maus ja mees on sarjast tagasi. Ja tema oli ju esimesel läbimisel tegelikult Hyundai meestest isegi kiireim, mis ühtpidi kiidaks Ordot, teistpidi võib-olla peab natuke muretsema Neville'i ja Formeau pärast, aga siin kordusläbimistel on, ütleme, põhisõitjad on siis kiiremad olnud, aga jah, Solberg kiireim, Katsutaga vahe 0,5, Ogier'ga vahe 0,7, Pajariga vahe 0,8, Evansiga vahe 1,1, et see, ütleme, Toyota viisikust, ma ei tea, tundub üsna siuke, kes parasjagu top 3 täppi paneb, et... Ja Hyundai'de aegadest just siin Formeaud ja Neville'i võrreldes on päris huvitav, et just Neville'i aegasid võrreldes, mulle tundub, et ta otsib sellist sõidustiili natukene. Esimene aeg Formeauga täpselt sama, teine 4 sekki kehvem ja 3 ka umbes samma auku. Et Formeau on tegelikult eelmine aasta rääkis seda, et selle autoga nagu tuleb teistmoodi sõita asfaldi peal, kui oled harjunud, et seda gaasile ei saa minna Apexis, tuleb oodata, et auto on sirge, siis gaasile minna, mis on täiesti nagu vastuolus võib-olla sellise klassikalise sõidustiiliga, et lihtsalt seda autot, ei saa lohisema lasta, sest aega kaotada on ju, teda ei saa keerama, ei saa meelitad teda, kuni tekib see hetk, kus auto on sirge ja võib gaasile minna. Et tundub, et Formeau selles mõttes, tõenäoliselt temal on see nipp käes, et kuidas selle autoga kuigi paljugi sõita, aga Neville natukene minust kompab maad, et proovib ka leida seda võib-olla sweet spoti. Neville'i onboardidest oli see just eriti valus vaadata tema sõitu. Et kui tuli seal Toyotasid vaatad ja vaatasid Neville'i onboardi, siis ma ei oska isegi nagu öelda, et kuidas nagu see olukord saab, sest see olukord on selline, et see on lihtsalt nagu mine inseneri juurde ütle, et mu auto on nii alajuhitav, tee korda, on ju. Ta teeb korda, sa saad sõita. Aga mul ei mahu lihtsalt pähe see, et kuidas seda korda ei saa. Kas sa näed varianti sel nädalavahetusel Hyundai'l? Oleneb, mis see variant tähendab. No ma räägin Toyotast. Jah, poodiumid, ütleme 3. koht.
puhta sõiduga. Vaata, mitu tükki ees peab ära kukkuma, siis ei noh. No 3 peab ära kukkuma. 3 peaks ära kukkuma. 5 Toyotat on ees ju. Seda on just kui palju. Lähme siis niipidi hoopis, et mis seal Toyota meeste nagu eesmärgid või plaanid selle ralli jooksul üldse on, et meil on Katsuta, kes on kiire, ta lemmik asfaldiralli, ütles. Ja ta on esimesena rajal. Aga just kui on 2 võitu all, sa ei peaks nagu mitte midagi tegema, hiiliv rahulikult, vaata, tule tee lihtsalt mingit oma asja vahet ei ole, mis punkte sa korjad siit, lihtsalt too auto lõpuni seda enesekindlust säilitada. Aga lihtsalt ära mine nagu võidu peale, et midagi ei juhtuks. Kui ta tahab ikkagi minna võidu peale, siis no olgem ausad, et ega võidupidu Katsuta puhul liiga kaua ei saa kesta. No ei saa, lihtsalt ei saa. et kui ta tahab minna uuesti ikkagi kuhugi üles otsa sõitma Kanaaride rallil, kus tõenäoliselt selliseid sõiduvigu ikkagi hakkab pähe juhtuma ja võib-olla tehnilisi vigu ka pigem vähe, et on ikkagi selline üpriski ringrajalaadne ja autodele lihtne. Et jah, et tema puhul siis, kui ta hakkab seal liiga palju punnima, tõenäoliselt võib miskit pahasti minna. Et pigem võiks selline tagasihoidlik tulek olla. Ogier võidu peale kindlasti. Solberg tõenäoliselt... Sorry, ma segan valet, Ogier ei ole ju midagi... ma arvan, et ta ei jälgi see aasta üldarvustust. Ei, ta on 100% võidu peal, pole isegi nii küsimust. Solberg samamoodi, ma arvan, et tal on savi. Ta tuli seal Horvaatia see pühapäev, et ta pidi sammu tagasi tegema. No nägime seda sammu tagasi. 2 päevaga 12 katsust 10 äkki. Kui see oli samm tagasi, siis let's go. Ja ma ei tea, Sami Bajari on jätkuvalt, et ta on mega tubli olnud, aga ma ei oska mingit seisukohta tema osas võtta. Elfin Evans peab minema võidu peale. Et kui ta ikkagi soovib siit tiitlit püüda. Siis ongi see, et meil on nagu 3 mees, kes tahavad ikkagi võidu peale sõita, kas hakkab midagi juhtuma või hakka, et sõiduvead sisse tulema. Et pikk jutt, sitt jutt, kus formaa siis võiks ideaalis või kõrgeim Hyundai olla. Tõenäoliselt selline 4-5. Seda siis tõenäoliselt võib-olla eeldusel, et keegi tõenäoliselt keegi peaks eest ära katkema, sest sõidu mõttes on kõik see esiviisik Toyotadega võimeliselt sõitma nagu ikkagi kiiresti. No eelmine aasta oli ju päris pikalt olid kinni viisikvõidust, aga mõtlen, kas oli viimane päev, kus Bajari siis välja pani. Ja see rikkuski ära nii-öelda Toyota viisikvõidu. Tuli ainult 4 võit, aga eelmisel aastal tegelikult ju valitsejat ei olegi, Kalle Roompere. Aga eelmine aasta läksid vahed ikkagi suhteliselt suureks, et ma vaatan siin esinelik oli juba 2 minuti sees, et loodetavasti see aasta päris nii suureks vahed ei lähe, aga see aasta on taas väga palju uusi katseid, üle 60% on uusi katseid ja Ogier ütles, et tõenäoliselt just nendel uutel katsetel hakkavad vahed tulema, ehk siis ma eeldan, et siis tema ja tõenäoliselt seal Solberg ja keegi vaatab need paar katset välja ja läheb pauta hommikul. Ega midagi muud üle ei jää, et Solbergi puhul on nagu minu arust tema ma nagu ei saa tast väga hästi aru, et ta vist paneb igal pool. Aga just Evans on selline, kes ikkagi peab nagu kalkuleerima. Tal on nagu eluvõimalus praegu tiitlit võtta, kui ta siia tiitlit ei võta, siis mis järgmine aasta saab, ei tea, järgmine aasta on kõik nii sassis, on ju. Et Evans on kindlasti see mees, kes natukene võib-olla, ta läks küll see aasta selle mentaliteediga peale, et nagu win it or bin it ja ütleme nii, et on ka juhtunud rohkem kui 2 katkestamist järjest. Kui varasema hooaja jooksul kokku põhimõtteliselt. Isegi 2 peaaegu. Või 2, et tema on küll see, kes peab auto lõpuni tooma ja väga kõrgel kohal. Aga ma arvan, ta ei lähe päris veri ninast väljas. Seda jah, kindlasti. Just selle 2 katkestamise pärast. Ta ei saa lubada endale 3. katkestamist lihtsalt, et siis on see, siis on nagu pahasti. Siis on pahasti, jah. Hyundai puhul jah, Formeau, Neuville, Sordo ja siis vähemalt testikatsel hetkel 9. Josh McErlean ja 10. John Armstrong, et siin puhtalt testikatse peal McErlean oli Armstrongist kiirem, eks näis, kuidas see ralli jooksul läheb, aga ilmselgelt, ütleme, McErlean peab hakkama näitama just omavahelises võitluses. Väga, kindlasti peab hakkama näitama. Aga selles mõttes see on nagu tema puhul nagu hea ralli, kus
ikkagi Armstrongist kiirem olla, sest see on nagu lihtne ralli, mida sõita, vaata, siin ei ole neid muutlikke olusi, kui nüüd just vihma tulema ei hakka, siin ei ole gravel crew'l suurt, sisuliselt mitte midagi teha. Et sul ei ole kuskil kruuse ega midagi tee peal. Et kui kuskil asfaldirallil ikkagi tahta Armstrongist kiirem olla, see on ainuke ralli, kus kiirem olla. Horvaatias me nägime, mis seisud oli, et Armstrong oli nagu peajagu ikkagi nagu mitme peajagu ees. Kuigi Armstrongil on päris äge statistika. Kanaari saarte rallil ta on sõitnud ralli 4, ralli 3, ralli 2 ja nüüd ralli 1-ga. Ei ole ka paha, ütleme, mitte isegi kübaratrikk, neliktrikk, mida ära teha. Ja, just. Iseenesest kogemusi seal tal nagu on. Vaat ei oskagi öelda praegu, et Shakedown kuidagi ausalt öeldes, ma arvasin, et tuleb midagi muud. Ma arvasin ka. Ma olin üpriski kindel, et ta tegelikult platseerub Toyotade taha. Ja Hyundai ette. Jah. Et see natuke üllatas praegu, et ei hakka mingeid eeldusi veel tegema, aga minu ootused olenemata siis, ütleme, Shakedowni hetkel tulemustest, millegipärast arvan, et äkki ikkagi ta suudab siin rallil ka midagi korda saata. Loodame, oleks huvitavam küll. Mõtlen, kas ralli 1-st on meil vist kõik räägitud, olengi 10 sõitjat. Võtame siis, lähme eestlaste juurde. Meil on ju 2 eestlast ka stardis, õigemini 2 ekipaasi. Robert Virves ja Jakko Viilo teevad oma hooaja 2. MM-ralli ja siis Romet Jürgenson, Siim Oja teevad siis hooaja 5. MM-ralli juba kaasa. Testi katsel, vaatame, mis siin viimane oli. Virves on ralli 2 meestest 9 äkki ja Jürgenson oli 12. Et nende mõlema puhul on siis see ralli on väljaspool WRC2 punkti arvestust, ehk siis ei ole nii-öelda, kuidas ma ütlen, ütleme, hooaja üldpiidi mõistes ei ole seda survet, siin kindlasti ülikõrgid punkte tuuest, et nad lihtsalt ei sõidagi WRC2 punktidele. Virves ütles ise siin testikatse järel, et olemegi siin selleks, et õppida neid tüüpi teid, saada kogemusi ja võrrelda parimate asfaltsõitjatega, et see on midagi, või asfalt on siis midagi, millega me pole nii palju veel harjunud, et ilmselgelt Virves lähebki siia saama kogemusi juurde. Ja, kindlasti. Shakedowni põhjal päris huvitav, et Jürgenson oli 2,4 sekki kiirem või? Ei, Virves oli. Vabandust, ei. Virves 4.21 ja Jürgenson 22.3. Esimese ringi aeg. Kas nad on teist... Virvesel on teine. Virvesel on teine, jah. Et huvitav, et näed, Roometi see nii-öelda istmeaeg on ikkagi tasub ära, et esimene läbimisel oli kiirem. Ja just Horvaatiast tuld ka, et ülitubli. No mis me ootame neilt? Ma arvan, et kui me ootame seda, et nad ralli kindlasti mõlemad esimese eesmärgi võiks panna sellise väikese eesmärgi, et nad lõpetaksid ilma superrallita. Eelmine aasta ju tegelikult Kanaarid läks mõlemal üsna nukralt, et Jürgenson katkestas esimesel ja siis sõitis 2 päeva superrallit ja Virves katkestas, mõtlen, kas see oli äkki nii-öelda 2. päeva hommikul ja siis edasi sõitnudki, et igati pidi on neil vaja saada siit neid asfaltkilomeetreid. Ja, igal juhul. Ja kui mõlemad mehed lõpetaksid, siis kindlasti peaks olema top 10 ja ma arvan, et sealt kõik, mis on parem, on juba super hästi. Et siin on siukesed asfaldispetsid ka vaata ees, et ei ole mõtet nagu mingisuguseid rumalaid ootusi panema hakata, et kui keegi suudab ka seal juba top 5 lähedale panna, siis see on nagu suurepärane tulemus. Et aga siin loota, eriti kui just punktiralli ei ole, et keegi läheks siin nüüd mingi poodiumi konkurentsi panema kumbki neist, siis esiteks ei ole kuidagi tark tegu, vaid pigem ongi see kogemuse kogumine ja neid asfaldikilomeetreid on vaja. Loeme siis Jürgensoni kommentaari ka ette, tema siis läbi M-spordi siis pressiteate rääkis, et Kanaarid on väga nauditav ralli, aga et olla seal kiire, tuleb saada seadistus nii-öelda väga heasse aknasse, et vastasel juhul oled sa lihtsalt tempost maas, et sõitmine peab olema sujuv ja siin tuleb pikematel katsetel mõelda ka rehvide säästmisele ja temperatuuri nii-öelda kontrolli all hoidmisele. Et väga palju asju, mida jälgida. Eelmisel aastal ei olnud siin meie kiirus selline, nagu tahtsime ja meil on üldiselt olnud, ütleme, laiematel, sujuvatel asfaltteedel rohkem raskusi ja seda ta rääkis, ma vaatan ka Horvaatia ralli järel, et just need, kui ütleme laiemad lõigud, et siis tempo on natuke kehvem ja nendel laiematel lõikudel ka lööb see nii-öelda auto tase ka rohkem välja, et sellepärast seal
Toyotad ja Škodad ja niimoodi ongi Fordidest, ütleme, laiematel teedel kiiremad olnud. Ma praegu mõtlesin ikkagi selle välja, et Robbie võiks ikkagi vähemalt siis Lindholmiga ehk siis meeskonnakaaslasega suuta seal koos ühes tempos tulla. Et see oleks päris hea juba nagu meeskonna vaatest, et ikkagi, et maha võib-olla liiga palju ei jääks, et sellise väikse kogemuse pealt. See nimekiri on ikkagi jälle kõva. Tapra, Gachon, Rossellid mõlemad, Camilli, Kreasin, kes siin veel on, Lindholm, Diego Dominguez, Jan Solants. Pani eelmine ja üle-eelmine aasta vist ju, see aasta eelmine aasta Kanaaride sarja kaasa. Võis olla küll. See aasta on tal Kanaaridelt juba mitu poodiumit minu teada. Võt seda ma ei ole vaadanud üle, aga ja siin on ju veel need Bela Morges või Bormuš ja Mille Johanson, ühesõnaga võtta üks ja viska teist siin, jälle tuleb WRC2-s, ma eeldan kõvasti põneva meitlus. Kindlasti tuleb, et me teame, mis hakkab Rally 1 tulema, siis Rally 2 me ei tea mitte midagi, mis tulema hakkab. Ja see ongi päris põnev, et tahaks seda All Live'is või WRC Plus või mis iganes nimega see on. Rally TV. Rally TV, kurat. Sul oli ainult üks nimi. Ma olen jätkuvalt 3 aasta taguses ajas. Et tahaks lihtsalt rohkem natuke seda telaaega näha neid ka. Kui palju sa arvad, võib siin ka refitrolli mängima hakata? No mitte nagu oluliselt, oleneb, mis ilm teeb. Kanaarid on nagu huvitav koht, kus ühel pool mäge võib vabalt sadada ja teisel pool võib täitsa kuiv olla. Ja ka kui õhtul sajab siis vabalt määnukk, kuhu päike ei paista või kuhu ei tõuse, siis see võib olla ka kuni keskpäevani päris märg, et pigem võib-olla need hommikud hakkavad olema küsijad, kui nüüd just vihma nagu päeva peal ei luba, et siis kas kasutada pehmet või mitte. Et see saab olema kindlasti mingisugune küsimus. Kanaaridel ilmateade on nagu, seda ei ole mõtet jälgida ausalt öeldes väga. Kanaaride spetsialist Roland räägib, et parim ilmateade on see, et vaata taevasse ja nagu, siis sa näed enam vähem, mis toimub. Nagu F1 kõige paremini toimib ikka see, mitte kõik need radarid, kui sa lihtsalt selle käe selle katuselt välja lükkad, et tuleb või ei tule. Et sellega on seal sutsu keeruline ja kuna ta on ikkagi vulkaaniline saar, siis seal väga palju neid mingi mäenuka taga, nõlva taga, mingid teenurkasi, kõike värk on, et võib-olla täiesti 100% päiksoni ilm kuiv, aga kui õhtul, ma ei tea, 10 tundi tagasigi on sadanud, siis seal võib vabalt olla märgasi lõike. Et see osa saab huvitav olema, aga tõenäoliselt ikkagi suurem osa rallist saab olema kuiv, vähemalt praegu ilmateate järgi, et nädala alguses vist midagi tuli. Aga ma räägin, never know, see ilm on seal nii, nagu ta on, et kunagi ei tea. Norvaatia refi kaost meelde ju ei tule. Sellis üks lõikamiskohti ei tule. Ei olegi, et seal sellist asja ei ole. Et. Ja Kanaaride puhul on see ka ikkagi, et kui sa võtad ühe kiiruskatse, siis tõenäoliselt kõik kiiruskatsed on täpselt sellised, et sa ei saa aru, et mingit vahet oleks. Et nad on kõik oma karakterilt täpselt identsed põhimõtteliselt need. Võtame küsimuse ka vahele, millega saab selle Kanaari saarte, ütleme, ralli eelse jutu kokku võtta. Heiki kirjutas, tere, küsime siis selle ralli vaatest vast kõige olulisem asja ära. Mis peab juhtuma, et pühapäeval saaks öelda, oli põnev ja huvitav ralli? Vihm. Jaa, vihm, sest vihm võib tuua Hyundai mängu kuigi palju vist. Mulle nii tunduks, et siis saaks selle auto keerama äkki. No keerama et siis saab libistada, siis pead kõik libisema vaata. Et see muudaks mängu täielikult ja tekiks mingit refistrateegiat. Just see, mis ma rääkisin, kas kuskil kasutada pehmet või mitte. Üldiselt temperatuurid on päris kõrged, ehk pehmet nagu ilma märjata nagu kindlasti mitte. Aga see tooks mingisuguse refi strateegia mängu. Ja kindlasti ikkagi vaata, seal on selline hästi, seal on sisuliselt nagu poleeritud asfalt, see ilus must asfalt, mis on libe, seal ei ole sellist abrasiivset asfaltit, et ikkagi teeolud muutuvad paratamatult libedaks ja mägedest ju voolab alla vett, kui sajab ja seal ikkagi on näha, et
nii-öelda tee ääred, kõik on need pooluud jooksevad on ju nii-öelda vee suunamiseks, et sealt kindlasti jookseb tee peale kõvasti. Nii et see vihm teeks üli põnevaks selle mängu ja nagu tegelikult loodaks väga, et vihma tuleks. Ma just mõtlesin, et see on natuke, ütleme, kuidas ma ütlen, selline pessimistlik tunnem praegu, et me reaalselt peame lootma ilmale, et hakkaks juhtuma asju. Selles mõttes on huvitav ralli, et sõitjatele, ma arvan, nagu üli nauditav ralli, mida sõita. See on tõeliselt lahedad teed, meeletult äge on seal nagu kiirust kanda üles ja alla, kõik jutud, aga no vaadata on ikka kohutavalt igav. Kohutavalt igav on vaadata. No ma olen seda varem ka öelnud, et eelmine aasta ma olin Kanaari saarte rallil, isest reisin asukohana, kõik väga tipp-topp, aga no igav ralli oli. Tõesti oli igav ralli ja seal oli juba mis seal on, ütleme reedel hakkab pihta, no ütleme laupäeva lõunaks juba mõtlesid, et mida üldse küsida on veel kelleltki, sest kõik oli nii paigas ja teada. Et sisuliselt peaks tegema niimoodi nagu ringrajal, et sõitke oma sõidud ära, siis hakkame rääkima alles enne. Räägime peale esimest korda, siis räägime lõpus. Eks ta nii kipub olema selliste rallide puhul, aga no loodame, et äkki ikkagi Hyundai ilmamehed suudavad need vihmapilved kuidagi kohale meelitada. Vihmatantsudes. Aga jah, ütleme siuke tunne veits küll, et kõik ootad ikkagi, et saaks nüüd kruusa peale, et siis saaks näha selle kahe tiimi tasa vägisemat heitlust. Jah, järgmine on ju Portugal, et seal ju tegelikult Hyundai ikkagi võiks hästi. No eelmine aasta Tänak liikus kuni siis roolivõimu purunemiseni võidusuunas. Just, et võiks ikkagi loota midagi sellelt raskelt kruusarallilt või raskemalt. Et senimaani nagu liiga palju ootusi ei ole. Nii, aga ma iskan paar küsimust kõhku. Kas lõpparvestuses mõni M-Sport mahub Hyundai ette, mõne Hyundai ette? Jah. Kumb? See on nüüd hea küsimus, kumb. Natuke võib-olla selline lihtsalt loodetud asi, et ma nagu, kui muud võidusõitu ei näe, siis tehaks vähemalt M-Spordi ja Hyundai vahelist võidusõitu näe. No eelmine aasta oli, mõtleks, oli Formova, kes ise ütles, et meil on nii-öelda Hyundai Cup siin. Siis ta oligi 5 Toyotat ees, siis tuli Tänak, Neville ja Formova. Ja siis tagapool oli M-Sport, et äkki ütleme päris siukest nii-öelda 3 eri kappi ei näe siin. Toyota kapp, loodetavasti need M-Spordi vähemalt üks kuttidest suudab konkurentsi pakkuda vähemalt Hyundaile. Aga ei, ma ei tea, 3 Hyundai meest tundub, et tulevad kõik suht ühte auku, hetkel võib-olla siis arvaks, et Formaa ikkagi võiks olla võib-olla kiirem. No ma ei tea, Tanis Ordust, ma ei oska tast hetkel midagi arvata, et ta võib nagu täiesti üllatada. Ta võib nagu midagi, vaata, ta tuleb võib-olla värske lehena ja kuigi palju värske lehena ikkagi on ju ja viimati tema sõites, siis oli see Hyundai hea veel. siis oli veel viimase punkti katse. Aga siis järsku vahepeal tehti uus upgrade ja tuli uus auto, mis on õudus. Et võib-olla ta ikkagi tuleb kuidagi värskelt, mingi värske mõttega ja suudab eirata kõike seda halba emotsiooni, mis teistel meestel on. Et sellel puhul võib-olla siis ikkagi Tani võiks olla kiire. Aga nende 3 vahele kindlasti üks M-Sport, ma pakun, et ikkagi mahub. Okei, ma pakun, ma mõtlen. Tegelikult tahtsin öelda jah, aga nüüd ma võib-olla mõtlen ei. No ütle sina ei. Ma siis ikkagi ütlen, et Armstrong ikkagi, ta on Kanaaridel, oskab sõita, on sõitnud, et äkki ta ikkagi siis ralli 4, ralli 3, ralli 2, ralli 1. Päris kõva nimekiri muidugi. Äkki ta läheb kuhugi sinna vahele siis. Ütle mulle oma top 3 ka. Võta lihtsalt shakedown lahti. Ei no, Ogier läheb võidu peale, pole küsimust. Peab minema. Kui ei saa, siis Ogieri aeg hakkab vist läbi saama. Et Ogier, Evans, ta mingisuguse puraka peaks käsi ikka panema või? Pane jah, sest ma peaks ka midagi panema. Ogier, Evans ja Solberg oleks liiga lihtne variant vaata panna, teeks midagi ikkagi põnevamat natuke. Nüüd on keeruline. No kumb võtab? Katsuta või Bajari järjekordse poodiumi? Kumb võtab? Paneme Katsutale või? Nii, eks siis sina ma panen kirja ka, siis saame peapal võrrelda, sa ütlesid Ogier, Evans ja Katsuta, jah? No, lähme Küll, ma siis pakun, väga tahaks panna kedagi teist peale Toyota esikolmikusse, aga see ei tundu väga. Et muidu võib nagu nalja teha ja panna, aga siin ei saa kuidagi seda nalja isegi teha. No ma ütlen siis Solberg võidab, ma ütlen teiseks
Ütleme teiseks Evansi ja kolmas Ogier. Ma arvan, et Ogier ei võida seda rallit. See on siis minu nii-öelda hot take, nagu Eigo ütleb. Vaat see oleks hea võib-olla isegi. Et see oleks selline reality check natuke äkki või? No jah, ütleme, Monte vist juba mingit pidi oligi. No ikka oli, pigem oli, jah. Solberg tuli ja 2 minutiga kõigile pani. Nii, on meil Kanaaridest midagi ette ka veel rääkida. Ma väga loodan, et meil on pühapäeval rohkem rääkida rallist kui täna. Vot, ega ei oskagi liiga palju vist rääkida. Sina käisid seal eelmine aasta, räägi siis, kuidas meeldis? Koht väga äge. Las Palmas. Oda võlu ka. Dorada ja San Miguel ja seal neid marke jagub. Las Palmas äge linn ja ütleme, kuidas ma ütlen siis odav, aga ütleme süke saab hakkama hindadega. Ja mis on ise see aasta äge, seal on ju see rallikeskus on seal Las Palmas jalkaklubi staadionil ja see aasta on nad ka siis selle publiku katse toonudki staadionile. Ja vot see on üks asi, mis on täielik debiilsus, aga samas päris lahe ka. Kaks ühes. Miks mitte? Eelmine aasta, mida ma kahjuks ei näinud, ma pidin tol õhtul minema teisele saarele 9 õhtuks, siis nad tegid selle jalkastaadioni kõrval Kossuhallis. Aga nüüd staadionil ma arvan, see on selles mõttes aus, peabki katsetama. Jah, aga see katse ise näeb nii tobe välja lihtsalt, et teevad oma ovaali ära, nagu panevad seal nagu Pikne McQueen golvikarikat ja siis teevad ühe S-i vahele. Aga ei, selles mõttes ma räägingi, et see näeb välja suht debiilne, aga samas lahe, et ikkagi tuuakse inimeste ette staadionit on päris huvitav staadionile ja et selles mõttes mulle need staadioni katsed alati nagu meeldivad, et tuuakse nagu nii kätte, kui saab üldse, rohkem kätte ei saa rallit tuua, et linnakatse ei ole see, sa ei saa nagu, aga staadioni katse nagu nii, ma ei tea, too nagu mingi Driftmasterisse etappa. No oligi Jaapanis ka, seal oli ka 1 aasta oli, nüüd viimane kord ei olnud staadionil, aga ütleme areeni sees vaadata ja rallit oli päris huvitav kogemus. Ja. Et selles mõttes kiitus, et ära tegid. Ja, räägime siis sarja üldseisud kõle, mis meil siis praegu neljapäeval on. Neljapäevase seisuga siis Katsuta liider, 81 punkti, Evans teine, 74, Solberg 3, 68, Pajari 4, 52 punkti ja 5. Formeau 49 punkti. Et siin isest on nagu huvitav, et Toyota tundub nii peajagu eest, nad ongi peajagu ees. Pajari paneb selles mõttes, ütleme, karjääri parimat seeriat praegu 3 poodiumit järjest, aga üllatal kombel Formeauga vahe ainult 3 punkti. Ja kusjuures, Formeau ikka see Horvaatia värk oli valus, on ju? Oli. Ta oleks sealt punktid ära toonna. Mitte nii valus kui Neville'il muidugi. Ei, seda loomulikult, jah. Aga jah, 30 koht ja palju Formeau'l punkte? 49, Pajaril 52 ja siis on juba... Selles mõttes vaata, ei ole tegelikult nagu mingi maailma lõpp veel käes. Ei ole. Et eriti kui me lähmegi Portugali ja kuidas suudaks need autod lõpuni nüüd tuua. Et mul on nagu Formeau'sse üli palju usku. Lihtsalt nagu, ta on nagu, peaks need autod saama lõpuni. No seesama, mis ma ka kiitnud olen, see igal pool ikkagi pea püsti hoidma, et ta ikkagi väärib seda võitu ka, et tuleks see võit ära ja sealt edasi top 5 on siis suurem vahe, Ogier on 2 ralliga 6, 26 punkti ja Neville 4 ralliga 7, 25 punkti, mis on ka muidugi päris raju ja meeskondlikus arvestuses Toyota 206, Hyundai 141, Toyota Vol 2 või VRT 2 55 ja M-Sport 49, et ütleme, ma kardan väga, et selle ralliga Toyota ja Hyundai 65 punktine vahe tõesti kasvab omajagu. No pärast Horvaatiat oleks võinud olla see või sisuliselt nullis. Ja ütleme paarkümmend punkti ja 10 mis on see virtuaalne vahe 10-20 kuskil ja selle vahel, et see täna on nii. Täna õhtul Eesti järgi siis 20.05 Las Palmas de Gran Canaria siis publiku katse 1,89 kilti. Homme tuleb meil, mis meil on 7 katset kogu pikkusega, siis saad natuke alla 10 kildi, algab 10.25 päev, lõpeb 22.25 taas selle publiku katsega, et ütleme see homse päeva lõpp on küll täpselt see, et kas sõidad ära ja siis ootad 2 tundi seda ühte väikest sutsu veel. Aga mis sa teed? Laupäeval on jälle seda nii-enda õhtussutsu ei ole enam, et siis on korralik 3+3 ja päev läbi. Jah, selline ta on. Ma just tein mõttes, et kui te kuulejad vaatate, et jube igav ralli on, siis tulge Kanaaridele ikka. Tore on ikka seal. Ei, muidugi. Nii, aga kas võtame selle eelvaatele joone alla, on sul midagi veel hingel
peale selle, et loodetavasti tuleb põnevam, kui me kardame, et tuleb, aga ma loodan, et üllatab jah midagi. Hingel. Kas mul on midagi hingel? Ega ei pea olema. Mul vist ei olegi täna midagi hingel. Täna on kõik hästi mul. Täna on kõik hästi, loodetavasti pühapäeval sama. Pühapäeval oleme siis uuesti eetris, võtame kogu selle nädala kokku. Jah, loodetavasti tuleb nii-öelda põnevam kui eelmine aasta. Ütleme, lootust on alati, aga eks näis, saatke ikka küsimusi meile kuueskaik@delfi.ee, siis on meil ka rohkem siin jutustada ja arutleda ja ma arvan, et selline seekordne sissejuhatus saada oli. Jaa, viisakas 45 minutit on koos, nii et kuuleme juba pühapäeva varaõhtul. On siin asi olemas varaõhtu või? Kusjuures mis kell me taas me teeme ikka mingi kella 3-4 paika vist? Jaa, seekord ma võib-olla isegi kell 5, sest et punkti katse on 15.15. No näed, siis kohtume, kuuleme pühapäeva õhtul. Seniks kõigil ilusat ralli nautimist. Jaa, nautige Kanaaride rallit. Kuues käik.